enesetapp. Nüüd viimasel ajal olen kuulnud väga palju enesetapu uudiseid, mis ei ole üldse tore ja minu enda tutvusringkonnas on seda juhtunud ja konkreetselt siis ülespoomisi. Ja miks need juhtuvad, siis ma olen analüüsinud seda ja olen ühte juhtumit ka analüüsinud siis täitsa numbrite teel. Ja ma olen murdnud siin oma pead selles suhtes, et aga nüüd numeroloogia alusel on väga hästi arusaadav, et inimene ei käi läbi või ei töötle oma seda programmi. Ehk siis sünnikaardist tuleb välja konkreetselt vanuste lõikes, millises faasis me oleme, mis on see programm, mida me peame läbima. Programm kõlab võib-olla nagu robotilikult, aga samas on meil kõigil oma tegemised erinevates vanustes, mida me peame nagu tähele panema kõige rohkem. Ja siis, kui inimesel ramsab otsa ja ta liigub miinuses ja ta ei läbi seda programmi, siis lihtsalt tulebki süsteemi rike, ehk siis mootor ütleb ülesse ja tavaliselt inimene paneb siis endale käe külge kahjuks. Et see on minu arusaam sellest läbi numeroloogia. Pange palun kommentaarid, kes mida teistmoodi arvab, kes on mingisuguse ala professionaal. Astroloogid on kindlasti oma lähenemine sellele ja nii edasi. Et ma soovitan väga selles suhtes need, kes on juba võtnud seda sünnikaardi analüüsi või mõtlevad seda, kas võtta või mitte, siis kindlasti tehke seda ja need, kes on juba võtnud, siis palun vaadake, ma olen teile rääkinud selle sünnikaardi seal välisringi pealt, te näete seda vanus, kus kohas te olete ja pange see pliiat sinna keskossa, sinna välisringi ja siis te näete, millises faasis te olete, millist numbrit te peaksite enda sünnikaardi puhul tähele panema. Sellised uudised siis täna või sellised, et pange palun siis kommentaare ja jõudu jaksu teile kõigile. Tšau, tšau.